panin käima. Nii, kas on vaja vahetada või? Ei, ma panen juurde. Paned juurde? Ja, mul on keegi ära närv. Mis sa arvad, kes see on? Sa ütlesid, väikest kala siin ei ole. No, on ikka. Sa paned väiksema uussi öökalat ei hakka enam juurde panema. Okei. Ise ütlesid, et väikest kala siin ei ole, kus me püüame. Kus sa neid uisse kaevasid? Ei, need on ostetud. Nii palju ühte pakki pantud või? Sa ostsid kellegi inimese käest, see ei ole poeuss siis tähendab. Ei ole. Selge, rohkem ei räägi. Päris ilus pund. Ussid on. No nimega me ei pea ju mainima, me saame niisamagi. Kurat, number 2, natuke väiksed on. Elu hullu. Ja mis see karbides sul maksis muidu? Mitte midagi. Väga hea, siis ma sooviksin 10 karpi. Ei. No sa just ütlesid, et mitte midagi ei maksa, siis ma tahan 10 karpi saada. Ei, ma tegin tööd tema. See on okei. Töö eest. Nii, selge. Puhastasin vimmas. Selge. Nii, ei pea täpsustama. Nii. Nüüd tuleb teha siis üks korralik heide, kunn. Kurat, kas sa valisid selle pärast siia koha, et siin on see kanal, et kui juhul suur 2-kilone tuleb, mille järgi sa tulid, saad siia kanalisse vedada? Ei mina. Mul oli ainuke koht, kus kala püüd. Nii. Olemas. Nüüd kunn viskas sinna, kus 2-kilosed elavad. Ta ütles, ega ta naljalt alla 2-kilosed täna ei püüa. On nii kunn, jah? Jah. Ega alla 1,5 lähevad kõik tagasi. Okei, selge, mees sõnast. Siis jah? Jah. Vaatasin, granaadi oled ka täna kaasa võtnud. 2-liitrise. Ei saa ilma, jah? Muidu igavaks läheb. Selge. Ma räägin, siin tekib igavaks. Selge. Näe, juba keegi nokib sul, vaata. Ei nokib, ta kammib. Arvad, jah? Ja mul on tina kerge. Ahah. Ma pean midagi raskust juurde panema. Selge. Okei. Aga see, kes siin enne püüdis, tal oli päris ilus viisakas saak, öösaak, ne? Oli. Mis sa arvad, palju tal umbes oli? 25. 25 ikka, aga aus mees oli, lasi tagasi kõik üleliigsed. Jah, kõik üleliigsed lasi tagasi ja me nägime oma silmaga. Okei. Meile ei pakkunud ja me isegi oleks pakkunud, me poleks võtnud, me tahame oma kalad ise püüda, me tulime protsessima, aga mitte saamise pärast. Nii. Ega siis midagi, järgmine lülitus tuleb siis, kui midagi toimub ja midagi näidata on. On Gunnar nii või? Või sa tahad midagi siia vahel enne öelda? Kannatame veel Ikka. mõne tunni. Ikka. Äkki hakkab, äkki ongi praegu paus. Minu relvastus on siin. Püügirelvad, tonkad. Klassikalise tonkaga püüame, ei mingit fiidrikorvi, midagi. Number 1, number 2 konks. Ööussid on otsas, sisse visatud ja nii ongi lusikatinad otsas ja vaatame, mis hakkab toimuma. Tulime kuskil enne lõunat nõks, et ei hakanud siia hommikul ronima, sest kuna siin on see rahvuspidu sellel ajal tavaliselt, siis lasime öö omadel ära olla rahulikult siin 9-10 paiku asjad kokku panna ja siis tulimegi täpselt selleks õigeks ajaks. Muidu oleks pidanud, kui oleks tahtnud, oleks pidanud veel varem tulema, siis oleks võib-olla nii-öelda õiged kohad saada, aga mul eile öeldi, et me olemegi õige koha peal, kuna siin tuli just vennik ära, kellel oli sump kala täis. Võt nii, siinpool sood hetkel. Sul jäi kinni, jah, temaga. Nii, nüüd ta viskab eemale, ole valmis kerima kohe. Nüüd ta viskab eemale, ütle aitäh. No davai. Saad kätte vist, jah, tervenisti. Seekord saan kätte. Tahad raskemat tina äkki või? Ei taha. Praegu sa said... Mul oli raske tina, jäi kohe põhja ja ta viskas üle. No tema ka ei tea ju. No ma räägin, et vastupidi süüd. Ma ütlen, et see ei ole esimene. Sul on kurat päris lahmoonekas tina, jah, otsas 150 grammine või mis ta on sul? Sinu oma pani. No ja ma andsin sulle raskema, 150 peaks olema. Jah. Aga ta viskab ka ju täpselt. No ikka. Vaata, kuhu ta viskab. No ikka, nüüd jälgi, siis sa ei viska talle sisse. Mina ei viskanud, tema viskas minu. No nägi, nüüd ta viskas sinu. Ei, mul on lähemal.
rahu, Gunnar, ära mine paanikasse. Pane uss otsa ja viska sisse. Püüame edasi rahulikult. Gunnar läheb nii äksi täis, kurat. Ta ei saa üldse tegelikult kalal käia. Ta on nii karapüügis, nii närviline. Ja, aga püüame. Hetkel veel võtta ei ole olnud. Väike ja nokkinud. Midagi mul nüüd otsa jäi, aga kas nüüd see kala vaevalt ei tule kõige kõigemalt. Ikka, Gunnar latikas. No seda küll, aga ikkagi see kala, mille järgi me tulime. Võtu järgi nägin ära kohe, et see on ma tõstangi. Ei, selle laseme tagasi, aga ikkagi olemas. Esimene. Nii. Esimene kala. Ahah. Midagigi toimub, mul oli jumala ju see. Jah, väiksekene mingi, mis ta võib olla, Gunnar? Natuke peale. No natuke peale. Ära meid nii maha tee, ära pool kilo ütleme, et 700 tegelikult ta ei ole. Nii, laseme ta ilusti tagasi. No, mine. Ja läks. Aga konkreetselt, kui ikka latikas ikka võtab, siis on ikka aru saada, et latikas võtab. Ei ole mingi rullumine. Nii, panid uue värske ussi otsa või? Jah. Nii, ühesõnaga aega läks, aga esimene selle nimeline kala on meil käes. Jätkame, äkki saame ikka päris selle kubatuuriga kalu, mille järgi me tulime, Gunnar. Sa nagu sa ütlesid, alla 1,5 kilosed lähevad tagasi. Eks vaatame, aine? No vaatame. Ei vaadatakse muuseumis, meil tuleb tegutseda. Sa pidid juba ammu ütlema, et sa ei jõua siia kohale tulla, sul on juba kott täis. Aga me ei ole näinud, et sa oleks midagi saanud. Peale mõne ahvena. Ja rahvast tuleb juurde. Ja laagrilplatsid. Õigel ajal tulime. Nii, alustab. Ja pannakse laager püsti ja läheb andmiseks. Püüab sinu kala ka eest ära või? Ei, mina ei tea, kas on minu kartas. Ei püüab, aga küll sa näed. Et hakkavad kakkuma või? No, ma tahan näha. Nad on tegelikult supri kalamehed küll. Need Läti omad või? Lätlased. Nii. Nad hakkavad kohe kala saama. Aga miks? Mis nad teevad teistmoodi kui meie eestlased? No vot, ei oska ju. Kas neil on nagu teravamad konksud või maitsvamad söödad või mis neil on? Söödad ongi maitsvamad. On jah? Neil on sääsevastsed, neil on kõik asjad olemas. Aga miks sina siis, kui sa tead, et neil on paremad värgid? Mina olen naturaalne, rahulik. Mina ei ole ahnitseja, nemad on ahnitseja. Aga nemad on ahnitsad, jah? Ahah. Aga nad võtavad ikka normi piires või võtavad rohkem, mis sina arvad? Rohkem? Muidu pole ju mõtet siia tulla neile. Ma usun ka. Ma arvan, ma ei saa uskuda, ma ei ole ju näinud. Ahah. Sa ju käisid siin üleeile või millal? Sa nägid, kui see lätlane välja võttis? Et sump oli nii ääreni kala täis ja kõik viis ära? Kõik viidi ära. Tagasi vett ei lastud? Ei, tagasi ei lastud. Ja sulle ka ei pakutud, et äkki Gunnar? Ei, mulle ei pakutud. Aga rääkis suga vene keeles, jah? Vene keeles, no nii palju kohmas ikka, jah. Mulle... Rääkis vene keeles. Ahah. Aga... Ja sa said kõik aru, mis ta rääkis või? Ikka sain aru. Aga kus sul seda... 8 tükki ütles, meil on 7-8 tükki ja aitab küll meil. Nii? Ja tulid kell 10 tulid maa, sealt tagant kaugelt tulid. Ahah. Siit, vaata kus auto tuli, siis läbi osa. Jah. No, ja kurat, on ikka valetajad, kui ma nägin see, kes mina püüdsin sealt. Jah. Ja see viis ka vahepeal. Nad viisid... Viis ka kala minema. Lihtsalt see 7-8 oli hetke kala, mis tal oli ja siis ta ütles, et tal rohkem ei ole, jah? Vuhveldasid. Valetasid, jah? Muidu, 30-40 tükki. Arvad, et nii palju või? Muidu. Vaata, millised kaste nad sealt maha tõstavad. Oi, seal läheb siuke laagriplats ja söödavad vist nii sisse, et... Nojah, meie peame läbi ajama siis tonkatinaga ja ööussidega. Sa vaatad, mikä arsenal. Terve
terve see käru on täis. terve see furgoon on kalamärki täis, on ju kunn? On. Sa vaata bussiga, nad sõidavad ise on bussist. Järelkäru on ka. Hea, et nad veel Ikarussiga siia ei tulnud. Gunnar, aga mõtle, kui nad oleks Ikarussiga tulnud. Ei, ma ei ütle, nad ei lähe homme ka ära. Arvad või? Ah, niimoodi. Aga kalad lähevad ju neil halvaks ju. Vaata, sul segamini jälle just. Ull pani sinu poole. Pani, jah? No praegu just. No vaatame. Okei, püüame. Ta ei ole teab suura ja... Ise sa ütlesid, võta kahv. Ai, kuule, see on täitsa viisakas, latikas kunn. Ei ole allagi. On või? On. Aga no vähemalt. Ja kohe said või? No, praegu sain. Kas me nüüd ei hakka liiga nagu ülbitsema, et kui ta ikka kilo täis on, paneme ta äkki sumpa kune? Ei pane. Ei pane? Ei pane, see on väike. See on alla kilo. Ei ole alla kilo? On. Näita, ei ole. See on väike. No jõudu. No tuleb. Esimene 2 ööpäeva on juba istunud ja alles esimene kala. Aga see on nii väike, et peab tagasi. Kilone on nüüd pole hädava. Jah, no lase ta tagasi, pane ta kahva, lase kahvaga ära loobitada. Loopida ei tohi, kui tagasi lased. Pane ta kahva ja siis kahvaga keerata teistpidi. Aga vaata, kui jäme. On jäme, jah? No laseme ta tagasi siis. Kui Gunnar ütles, muidu häda pärast, kui muud varianti. No lubatud sai, hea. Nii, las ta läheb, läks ära. Äkki ta toob sulle mõne 2 kilos ikkagi ära, Gunnar. Ma jätan kahva siia siis sulle. No korras. Aga ma ütlen, siin palju mõnusam. Siin ei ole nii kõva vool kui mul see. Ei ole, jah? Ei ole. Kas päike liiga ei hakka tegema juba või? Ei, jah. Ahah. Okei. Aga äkki kellaaeg hakkab? Äkki hakkab kellaaeg saama, jah. Sest me ju tulime 11 ja just lõunaks tulime vaikus ja kell on nüüd siin, mis ta on? Mis see kellakene on? Kell on 1:30 või? Jah. No vaatame. Lajata sisse. Ja siis ma lähen ka vaatan oma õngesid. Minu meelest kõrvalt seal need poisid ka vist said kätte üle tüki aja. Vali mulle üks rasvanõuss, mis ma otsa panen. Anna oma käega, anna oma käega. Pane parem. Anna mulle oma käega üks rasvanõuss. Pane parem. 2 väiksemat tööjussi. No kurat, need kõik on rasvased. Nii, paneme ühe ilusa Gunnari korjatud ööussi. Näe, pane see väike. Veel juurde või? Juurde ja saba. Vuntsiks mõtled või? Ai, sul on juba... Mul on ilus jõhvikas, nagu sa ütled. Jah, pärast panen. Äkki ma tulen teise õngega, siis paneme 2. Otsi välja nii kaua. Nii. Nii, vaatame, lahetame sisse. Kurat, mul oli ka võttega, nii kui ma seal Gunnari juures majandasin. Aga nämmutas selle ussi ära, nagu kunn ütleb. Nämmutab ära ja oma. Mis nüüd on? Kurat, punus ümber otsa või, jah? Ei vaadanud. Ja nüüd läks visemetsa ei välja kerimine. Kerime välja. Rapsida ei tohi, võtame asja rahulikult. Võtame asja rahulikult. Nii näita. Uss ei saanud. Ai, konks on väljas. Paneme konksu sisse. Konksu ilusti sisse peitu. Nii. Ja nüüd teeme uuesti väljaheite. Väljaheite. Ja nii, las kukub. Panin korraliku pommi, mingi 180 grammi. Tei kammik siin selle koha peal, ma ei tea, mingi kurat hirmus voolukoht või mis iganes. Nii, kerime selle ka välja. Vaatame. Üle, kus kuradi paska korjab. Paska korjab, jah. Vaata, noh, terve liin on täis. Terve liin on seda jama täis. Nii. Nii, terve liin on täis. Nii. Puhastame ära, paneme konksud otsa, selle ussid otsa ja viskame sisse, eks siis vaatab edasi. Gunnars,
Vist küll. Ookunn. Ookunn. Jaa, Bandjuura. Jaa, siuke 300. Nii sügavale võttis. No jah. Nii sügavale. Õudne. Ai. Ilusti võttis, ma mõtlesin juba, et latikas tuleb. Sain kätte. Mine, las läheb. Ei ole siin miskit. Nagu me siin kuulsime, öösel oli veel mingisugune võtt olnud. Nii-öelda veel saadi ja hommikul veel üksikud tilkusid, nii et tänaseks on läbi. Oleme siin nii-öelda enne lõunat tulime, juba kell saab 6, et aitab küll. Ei ole siin midagi teha. Nii, Gunnars, mis sa arvad, et siis tahad ära minna või? Või oli võte või? Ei olnud võte, vaid kala ujus sisse. Tõmbas niimoodi. Niimoodi? Oota, sa seda tõmbasid puruks, jah? Ja see on puruks. Okei. Mis siis see tänane resultaat sul on? No... Mis sa said siis üldse kokku? Rahul ei saa olla, aga... Ühe kilos. Harju keskmine. Kuidas see harju keskmine on? Ühe mingi kilose, mis sa ütlesid? No jaa, see ongi siuke. Selle lasime tagasi, siis mõned ahvenad ja? Jah, ongi. Ei, üks ahven ja üks latika. Minul oli siis 2 ahvenat ja latika nimeline kala. Jah, no nii see kalapüük käib. Aga võrreldes see, mis sul siin mõni päev tagasi oli, on ööpäev? No veel hullem, jah. Täna oli veel hullem. No kuule, siis sa said... 3 päeva tagasi ikka... Sa said ju 15 või 16, palju said siis? 16. Jah, 14 võtsid ära. Aga see, siis mis sa arvad, kas teda ei ole? Või teda on vähe ja ta ei võta, mis sa arvad? Teda on vähe ka. Ta on kuskil nüüd liikunud. Seal pool, siin pool. Ma vaatangi, see rahvas on kõik siit ära läinud, mis siin, kui me tulime lõunaaeg. Kõik on ära läinud. 2 autot. Jah. No ega siis midagi, mina ei tea. Läksin poole. Kas sa arvad, et kas tasub veel tulla veel proovima kuhugile see hooaeg kevadel või selleks korraks on kõik või? Mis on? Võttis või? Kõigutab, aga ma arvan, kõnts on nii palju jões, et... No seda jah, et... See sõber läheb ka minema. Mina ei tea. Ütleme siis mingid lõpusõnad ja paneme siis selleks korraks. Ilus päev oli, vähemalt märjaks ei saanud ja külm ei ole hakanud. No jah. Mina tulin.